tantsupeo kunstiline juht. Märt Agu, tänase tantsupeo kunstiline juht. Ma täiesti südamest tahan küsida, milliste tunnetega sa eile õhtul voodisse läksid, kui sa üldse läksid? Ma võin ausalt südame pealt ära rääkida seda, et ma läksin, üritasin magama minna suhteliselt vara, see mul ei õnnestunud, siis ma läksin jalutasin väljas ja käisin päris linnas korra ära vaatamas, kuidas tantsijatel linna peal pärast seda pidu edasi läheb. Ja siis tulin tagasi oma siia väiksesse staaphotelli, kus me elame ja jäin jutustama teiste liigijuhtide ja helirežissööri ja muusikaautoriga ja tegelikult võin öelda, et ma ei tea, kuidas ma magama jäin, sest mingi hetk nad tassisid mind tuppa. Ma olevat vist jäänud jala peal. Aga mitte mure ei olnud see, mis sind üleval hoidis. Ma loodan, et ikka rõõm. Ei, absoluutselt, et mitte kindlasti mitte mure, et selles mõttes, et meie töö on niivõrd super hästi tehtud, et noored lapsed ootavad ainult, et saaks tantsima ja veel ja veel ja veel ja ei, mure see kindlasti ei ole, et pigem just see, et rõõm ja tahaks nüüd nendega seda võimalikult palju jagada ja nendega koos seda aega veeta, sest need on minu uued sõbrad kõik ja nendega tahakski nüüd nagu see, sest homme on viimane päev ja siin meie tee läheb jälle mingiks ajaks lahku, et tahaks praegu võtta siis viimast nendega koos olles. Sa arvasid enne pidu, et sellel tantsuetendusel on kohti, kus sinu silmad märjaks lähevad. Kas läksid? Jah, ma ei saa sellistest asjadest rääkida, sest mul tuli praegugi klimp kurku, et see etendus on minu jaoks ääretult südamlik ja ma nende tantsijate jaoks ka kindlasti, et ma loodan, et see on kõigi jaoks nii. Sinu isa Märt Agu vaatab seda etendust pilvepiirilt. Kas sa püüdsid eilse peo jooksul mõelda, mida tema tahaks sulle öelda pärast selle peo korraldamist? Eile ma tegelikult olin veel väga töine selle etenduse ajal ja jooksin natukene ringi siin ja seal, aga meil on niisugune tore traditsioon, et alati me käime peo sisesel, just niimoodi, kui on esimesed etendused ära olnud, lähme käime metsakalmistul ja paneme küünlad ja täname kõiki eelkäijaid, ehk siis kõiki üldjuhte, kes on juba kahjuks teise pool. Ja see oli küll nüüd niisugune hommikune jalutuskäik, kus ikka kogu lavastusmeeskond töinas ja kõik olid paksude päikseprillidega, sest see oli kuidagi niisugune ääretult südamlik moment. Õnneks läks sealt kohe rõõmsamaks. Me läksime veel pärast seda Kalevi staadionile ja sai istutatud selle tantsupeo, minu puu ka ja teiste nende kõikide toredate tantsupuude kõrvale ja sealt edasi on õnneks natukene niisuguse rõõmsamal toonil see päev läinud, aga siis ma mõtlesin küll, et mis ta tahaks mulle öelda ja kuidas, et kas ta on muga rahul ja seda, et ma kogu aeg mõtled, keegi nagu istuks nagu õla peal ja kogu aeg nagu, aga ta nagu ei julgeks väga kõva häälega öelda ka väga midagi. Peo alguseni on jäänud loetud minutid ja kohe me hakkame koos televaatajatega ja loomulikult kõik need inimesed ka, kes siia platsile on tulnud sinu lavastatud pidu Maa ja ilm vaatama. Mida kaasa öelda, et sellest tänasest peost paremini aru saada, et seda paremini mõista? See on selle peo nimi on Maa ja ilm, aga mina kutsun seda minu looks. See on niisugune töö pealkiri ja selles mõttes, et see ei ole mitte ainult minu kui Märt Agu lugu, vaid see on minu lugu sama palju, kui ta on sinu lugu või kellegi teise lugu, et me oleme üritanud lavastusmeeskonnaga ja nende tantsijatega kokku panna selle tantsuetenduse nii, et kõik, kes seda vaatavad, võiksid leida enda elust äratuntavaid momente ja kui neid tantsukesi siin vaadata ja seda pildialbumit lehitseda koos meiega, et seda mälestuste pildialbumit, et siis võiks mõeldagi ja korra vaadata, et kus me oleme käinud ja mis me oleme teinud. Aitäh, Märt, ja meie läheme korraks veel noorte reporterite Sten Roberti, Gerdi, Kristeli ja Greta abiga otse peo meeleolude sisse